Pärnus katsetatakse uutmoodi poliitilist lahendust. Kui Tallinnas muretsetakse, kas 4 erakonna koalitsioon toimib, siis suvepealinn hammustab julgema tüki. Seal kirjutati täna alla 5 erakonna koalitsioonileppe. EKRE, Keskerakond, Parempoolsed ning valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Palju õnne! Aitäh! Linnapeaks saab Kristel Woltenberg esialgu. Laua taga on 5 hästi võrdset osapoolt ja see võrdsus annabki sellise tugeva teadmise ja garantii, et keegi ei ole kellekski üle, keegi ei määra mängu, vaid me tulime kokku meeskonnana, hakkame siis nüüd edasi toimetama. See on väga tugev tunne. Aga ta on linnapea vaid aastaks. Järgmise aasta lõpus saab linnapea koha endale EKRE. Võrdsete partneritena kõigil oleks võimalus osa võtta linna juhtimisest ja tegelikult seda vastutust ka kanda. Ja see vastutuse kandmine selline võrdsetel võimalustel on ka kindlasti üks nurgakivi, et see koalitsioon püsiks võimalikult kaua. Ja nii see on, et koalitsioonilepingu järgi on tõesti 2026 aasta lõpus see koht Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna käes. Ma olen täiesti kindel selles, et koalitsioonileppes on see kirjas, see kokkulepe on koalitsioonipartneritega tehtud, nii et ma ei kahtle selles. Pärnu ühendab ja Parempoolsed saavad olulised abilinnapea kohad, Keskerakond saab volikogu esimehe koha. Valimised Pärnus võitis tegelikult hoopis Isamaa, aga nemad lükati ukse taha opositsiooni. Emotsioonid on sellised, et eks selleks peab ju alati valmis olema, kui sa poliitikas osaled ja Pärnus ei ole ju midagi uut, et pigem on see üllatus, et 10 need olid kohalikud nüüdisaegsed omavalitsuste valimised Pärnus on, et see, mis on nagu mõneti kujunemas Pärnus mustriks, sai teoks ka seekord. Lisaks Isamaale jäi opositsiooni ka Reformierakond. Siin on 5 liiget, mida paljud peavad nõrkuseks, siis meie just vastupidi näeme seda tugevusena. Et siin on, ütleme niimoodi, maailmavaateliselt 5 erinevat vaadet, aga Pärnu linn, usun, on täiesti selline paraja suurusega ja mõnus linn, kus näidata, et selline süsteem töötab, sest et see ongi läbilõige meie inimestest. Koalitsioonileppe järgi on järgmise 4 aasta jooksul tähtis Pärnu ja kogu maakonna jõukuse kasvatamine, laste huviharidus, koolitoidukriisi lahendamine, turvalised kooliteed, maamaksu kasvu peatamine ning kunstihoone, superhalli, jäähalli ja laululava ehitamine.